Tere jälle Mulgimaa lugude kuulajatele. Täna on meil külas Indrek Palu, kes räägib Mulgi Väiketootjate Liidust ja natuke ka enda tegevustest siis seal Mulgimaal. Ja meil on 5. mai. Mina olen Jaanika Toome ja endiselt kirglik avastaja, Facebooki lehe omanik ja Mulgimaa peremängu üks siis tegijatest. Annan nüüd sõna Indrekule, kes räägib endast ja räägib siis Väiketootjate Liidust. Kuulame pärast saame küsida. Nii, ma tegin su postiks ka. No nii, nüüd saad hakata meile siis kõnelema. Me küsime siis samal ajal kõrvale, kui on küsimusi. Nojah, tere kõigile, et väga tore, et selline au on siin teile rääkida Mulgi Väiketootjate Liidust, eks ju, ja natuke iseendast ka. Et võib-olla natuke selgituseks peakski natuke endast pajatama, et olen siis Indrek ja elan Karksi-Nuias hetkel. Olen ka siin sündinud, koolis käinud. Siis elasin kuskil 7 aastat elasin Tallinnas. Õppisin sellist asja nagu kehakultuuri, kuna ise olin ka tegevsportlane eelnevalt 90-ndate keskel. Ja olin selline huvitav aeg oli see 2000-ndate algus, kui mina oma tööpõlvega alustasin, et küll 90-ndate lõpus töötasin õpetajana Tallinna eriinternatkoolis kehaliskasvatuse õpetajana ja siis ka Tallinna Majandusgümnaasiumis. Aga see huvitav väljakutse tekkis nagu, et kuna pioneerid olid kõik kadunud ja polnud sellist noortega tegelemist üldse vahepeal kuskil 5 aastat, oli selline tore noorteorganisatsioon nagu ELO, aga temal ei olnud ka võimu tegeleda siis selliste vähem kindlustatud lastega, et pigem ikka tegeles selliste, ütleme, nende lastega, kes ise tahtsidki, et nendega tegeletakse. Et sattusin siis 2000, sattusin üles ehitama Eesti üht esimest noortekeskust Tallinnas, et see oli kultuurikeskus Kaja allüksus Mustamäe avatud noortekeskus, kus ma siis alustasin noorsootöötajana, lõpetasin projektijuhina ja päris huvitav aeg oli, et ei unustanud ka siis Mulgimaad ära, et tõin erinevaid gruppe, vene keelt kõnelevaid ja kõiki selliseid siia niimoodi integreeruma siia Karksi mägedesse suusatama ja muidu igasuguseid ekstreemsusi tegema. Et siis kuidagi juhtus nii, et viis mind elutee siis Tartusse, kus ma olin ekstreemspordist tegev, et tegin seal üritusi jälle ja õpetasin inimesi sõitma mäesuuskadega ja selle, ütleme, purjelauaga, et enne ise ka koolitasin ennast nendes osades ja juhtisin ka seal sellist toredat organisatsiooni nagu jalgpalliklubi Tammeka, et olin selle noortetöö projekti juht, et tegelesin seal ka nagu natukene noortega ja siis seal sai ka kuskil niimoodi 3-4 aastat see Tartus oldud, kui siis Karksi-Nuia kodukohta tehti selline töökoht nagu Karksi-Nuia noortekeskus, kuhu ma siis kuidagi nagu ma ei tea, vist kelle sahmerdamise või sobituse, ma ise väga nagu ei viitsinudki siia tulla tegelikult tagasi, mul oli nagu väga mõnus elada seal Tartus ausalt öeldes sellel hetkel, et kõik oli nagu paigas ja elamine oli olemas normaalne ja töökohad 2 tükki suisa suutsin endale sealt leida ja ka siis tekkis mingisugune mõte tulla ja tulin siis, kandideerisin siia Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja koha peale ja sealt hakkas see noorsud jälle peale minu jaoks. Ja mis ma tegin oli see, et kunagi Tallinnas seal töötades oli mul hästi palju tekkinud rahvusvahelisi suhteid seal ja olin ühe võrgustiku, rahvusvahelise võrgustiku Eesti-poolne nagu promootor, et hästi palju noortevahetusi ja noorsootöötajate koolitusi ja tõin need kõik oma pagasiga siia Karksi-Nuia kaasa. Ehk siis selle 5 aasta jooksul, kui ma siin seda noortekeskust juhatasin, siis ma arvan, käisid välismaal noori kuskil, ma arvan, mingi a la 300-400 noort kindlasti ja üritusi kokku rahvusvahelisi oli 30-40 kindlalt, et nii noorte vahetusi noortele kui noorsootöötajate koolitusi. Ja samaaegselt siis ma ka olin üle-eestilise avatud noortekeskuste ühenduse juhatuse aseesimees, et tegin selliseid suuremaid projekte ka, üle-eestilisi noorte Euroopa päev sai kunagi tunnustuse suure haridusministeeriumi poolt ja nii ta oli. Aga kõige suurem maamärk minu jaoks või tähis jäi siis selle noorsootöö osas selleks, et ma suutsin valmis ehitada täitsa uue maja Karksi-Nuia
ja praeguse hetkeni toimiva noortekeskuse, et kui ma kunagi siia tulin, siis oli see vana lagunenud lasteaed, see vallavanem tolleaegne Arvo Maling andis mulle pastapliiatsi ja märkmiku, ütles, et nii, et nüüd on vaja siia noortekeskust teha. No maja oli praguline, lagunenud, polnud ühtegi asja seal sees, vanad lastevoodid olid seal sees. Ja kuidagi läks nii, et läbi Innove siis suutsin kirjutada sellise projekti, et nüüd sest on see maja siiamaale püsti ja tegevused toimuvad. Ja noh, siis 2012, kui maja valmis sai, siis oli kõik tehtud minu jaoks sellel alal, et ma ei näinud nagu enda jaoks enam perspektiivi nagu selles mõttes, et kuhu nüüd veel, et kõige üle-eestilise asutuse juhatuses olen olemas, maja sai püsti uus, et mida veel. No siis tekkis selline põnev mõte tollel hetkel veel elukaaslase Maarjaga, et prooviks teha ühe toreda kohviku siia Karksi nuia ja tegimegi, et oli selline tore kohvik, Tantsivad mulgid oli selle kohviku nimi. Et millest selline nimi meil tuli, et nimi tuli sellest, et need kujud, mis Karksi nuia kultuurikeskuse ees on, et seal on minu käsi mängus ja koos ühe toreda inimesega Almariga me need sinna püsti panime läbi ühe projekti. Ja mäletan seda avamist veel, et see oli meie festivali, ma ei mäleta aasta arvugi enam, kuna see oli 2000, äkki oligi 13 või midagi. Et me veel ööse kell 4 koos selle kunstnikuga, kes ta sinna tõi, värvisime, et järgmine avada saaks neid kujusid seal. Et kui te sealt mööda sõidate, siis teate, et need on ka sellised, väike panus siia kogukonda, et mis olen ka rahvatantsuga tegelenud siin koha peal, et tantsupidel käinud. Ja siis läkski niimoodi, et tegime seda kohvikut koos Kalli kaasaga ja seal kohviku tegemise aeg siis oli vaja midagi välja mõelda ja kuna ma olin Inglismaal saanud selliseid huvitavaid asju nagu juurviljakrõpsud, siis ma mõtlesin, et miks mitte ise proovida. Ja nii ta läks, et ma siis hakkasin seal kohvikus selle väikeste vahenditega, väikeste fritüüridega ja asjadega need proovima. Ja esialgu oligi niimoodi, et olid nad meil selle kohviku menüüs õhtustel aegadel niimoodi napsu kõrvale rahvas siis võttis neid ja olid natukene nad isegi soojad veel, kui me neid pakkusime, oli porgand ja peet ja siis nagu murdepunktiks sai see, kui üks tuttav, kes seal samal ajal õlut tõi ja siis viisin talle porgandi krõpsud sinna ette mõnusalt just värskelt tehtuna ja siis ta kisas üle baari sealt, et palu, et ma pole kunagi porgandit söönud ja mulle maitsevad need väga. Ja siis tekkiski mõte, et nüüd tal pakki saada ja sellega edasi minna. Ja nüüd ta ongi seal pakis ja toimetab siin oma asju isemoodu edasi, et see on tegelikult nende krõpsude alguse saamise lugu ongi selline, et see sai siit väikesest kohvikust alguse. Mulgikrõpsud siis neid öelda, nüüd ta on Mulkikris nime all küll toimetab, et aga see on elujõuline asi ja üle Eesti ja ka siis ka Soomes müügil, et see ja sellel hetkel, kui me taga tulime üldse turule, siis polnud mitte ühtegi teist juurviljakrõpsu kõrval. Ja kui te nüüd lähete kuskile kaubandusse, siis ma arvan, et maaletoojad on kõvasti vaeva näinud ja meile palju konkurente toonud, et näiteks ma loetlesin ära Tartu kaubamajas toiduosakonnas oli äkki 22 erinevat juurviljakrõpsu toodet oli. Aga me müüme seal väga hästi, nagu üldastud see krõps müüb seal väga hästi ja et järelikult on hea toode siiamaale. Aga noh, sellest me täna rohkem ei räägi, ja siis veel selleks, et Mulgimaaga seotusest, et olen siis kirikuraamatute järgi tegelikult ühte liini pidi 9. põlve juba mulk siin on ema järgi uurinud ja mulgikeelt näits pursin ka, aga ema on mul selline mulgikeele purssija rohkem. Et mul on 4 last, et 2 tükki on esimesest abielust ja 2 tükki on siis nüüd armast tütart on, üks on 10-aastane, teine on kohe saab 3-seks, järgmine nädal on sünnipäev tal. Sain omale sünnipäevaks ta, kusjuures 3 aastat tagasi, et selline lahe juhus. Ja muidugi, kui ma hakkan Väiketootjate Liidust rääkima, siis minu abikaasa Maarja, et tema on, ütleme niimoodi, et kui mina võime olla peas, tema on kael, et tema suunab mind alati õigetesse suunadesse, kuhu vaja minna ja mida vaja teha on. Jah, et see oli selline lühikene kokkuvõte minust ja minu tegemistest. Praegusel hetkel küll olen natukene suunda muutnud, et natukene aitan veel Mulgi Väiketootjate Liitu ja võib-olla nõustan ka seda krõpsu asja, aga peamiselt võtsin vastu väljakutse üldsegi minna Mulgimaalt korraks ära ja olen Suure-Jaani tervisekoja juhataja, siis nüüd 2 kuud saab kohe täis.
et oli see põnev väljakutse minu jaoks, et keskenduda ainult ühele asjale, mitte ringi tõmmata 10 asjaga ja võtsin natukene ennast igalt poolt nii-öelda tagasi. Küll päris ära ennast ikkagi kustuda kuskilt ei saa, aga jah, et proovin natukene jälle palgaleiba ka maitsta, et selline huvitav aeg on ka praegu, et siis nagu tundus õige praegu nii endale kui oma pere jaoks, et selline väljakutse vastu võtta. Vot. Ja nüüd lähekski selle edasi sujuvalt siis Väiketootjate Liidu juurde, et ka see on nagu üks tegelikult elu osa, mis sai alguse siis aasta 2000, ütleme tegelikult niimoodi, et 2016 juba tegelikult esimesed alged olid juba siis, et kui Lauri Vaiksaar tuli siis ka siia kanti tagasi ja ehitas üles vahva pruulikoja siia, et ma natukene räägingi Laurist ka, et see on tore lugu lihtsalt, et inimene, kes siis on jõudnud ka, ütleme, pealinnas panganduses ühele kõrgematest postidest, mis Eestimaal üldse jõuda võib ja Swedbankis siis ja oli seal äriosakonna juhataja suisa ja ta otsustas siis nagu tagasi tulla sealt ja ehitada siia pruulikoja. Ja sealt saigi see meil alguse, et meil olid head krõpsutood olemas, käisime koos igal pool laatadel, messidel ja oli nagu vahva, et üks sobis teisega, teine kolmandaga ja niimoodi me seda asja alustasime. Ja siis ühel hetkel 2018 saime kokku siis minu abikaasa Maarja, mina ja Lauri ja otsustasime, et nüüd peaks tegema niimoodi, et teeme asja ametlikuks, teeme liidu, teeme koosoleku, kutsume inimesed kokku ja vaatame, palju ühiste huvidega inimesi siin piirkonnas on, kes suudaksid nagu siis seda asja meie koos vedama hakata. No algus oli selles suhtes suht keeruline ja raske, et olimegi niimoodi, tegime oma koosoleku ära, asutamiskoosolekule kohale tuli 13 inimest, nendest 9 olid ettevõtjad, kusjuures, kes olid väikeettevõtjad ja tegime asutamiskoosoleku samal ajal kohe ära ja mõtlesime, et kuna meil on nii hea idee, et teeme kõik hästi mõnusalt ja proovime ka natuke toetust saada liiderprogrammist, siis paraku esimene liiderprojekt, mis me kirjutasime, oli küll hästi läbimõeldud ja korralikult tehtud, aga paraku meid sinna ei arvestatud meiega ja pidime täiesti oma jõududega hakkama saama, et oma organisatsiooni üles ehitada. Aga minu meelest see oligi nagu võib-olla parem, et see oligi hea, sellepärast et me leidsime endast selle sisemise jõu, nii väiketootjad, kes meil siin koos on, et ma pärast nimetan ka neid ja näitan neid selle kodulehe pealt neid tooteid. Et tegelikult siis juhtuski nii, et me pidime iseennast rohkem kokku võtma ja hakkaski niimoodi minema, et me panime rahad kokku ja tegime esimesed sellised riiulid. Et üks vahepala ka veel, et see 2018 oli meil plaanis, et kui me kõik esimest korda kokku saime, et meil oleks vaja sellist tunnusmärki Mulgimaale, et oma tootjaid siis nagu ühisturundusega nagu paremini pildil olla. Ja me hakkasime seda omavahel keskis arutama, aga siis tuli Mulgi Marenduskoda meie juurde, ütles, et aga meil on märk olemas, et te ei pea eraldi märki tegema. No me alguses olime natuke umbusklikud, aga siis Anneli Roosalu tolleaegne juht ütles, et ta võtab selle asja käsile ja siis nüüd siiamaal ongi nüüd niimoodi, et me oleme seda Mulgi märki nagu kasutanud siis oma ühisturundusplaanides ja oma ühisturunduse projektides. Ehk siis kokkulepe on selline, et me panime oma nendele ilusatele Mulgi riiulitele, et ma räägin ajaloo ära, et esimene Mulgi riiul siis see käiski nagu põrgatas, nagu pall käis meil, kuidas me saaksime oma tooteid paremini kaubanduses müüa. Et muidu on niimoodi, et kas krõpsud on kuskil kõige põranda peal, kõige viimase riiuli peal ja õlu on kuskil, ma ei tea, kus kohas Heinekenide ja Carlsbergide vahel ja kõik muud tooted ongi niimoodi, kus iganes, eks ju. Et siis nemad nagu, me kaome ära, meid leiti üles sealt, lihtsalt isegi kohalikus kaubanduses leiti üles kohalikku toodet. Ja siis üks liige meil, tore liige Bodyfood, küll ingliskeelne nimi, aga väga head asja teeb, siis tema võttis asja enda peale ja joonistas joonised, läks oma tuttava juurde ja treiski esimese sellise toreda riiuli konkreetse, nagu Mulgi mees siis, ma näitan ka pärast seda pilti ja saime sellega Mulgi konverentsil 2019 sügisel,
saime selle sinna üles ja näitasime ja nagu ime looma seda seal, et vaadake, et sellist asja hakkame nüüd tegema. Keegi ei uskunud sellesse kindlasti, ma arvan, paljud ei uskunud, et me sellega hakkama saame, aga siis me ühel hetkel panimegi rahad kokku, kas oli 10 väiketootjat ja me ostsime 15 riiulit. Ja praegult on need 15 riiulit kõik on tegevuses. Meil on üle Eesti on siis erinevates kohtades on Mulgi väiketootjad ühisletiga, ühisriiuliga väljas, et meil on päris palju, ma võin peast loeta natukene, et on siis kodukohas on meil Karksinuias, Abjas, Tõrvas, Mustlas, Suure-Jaanis on nagu piirkondlikult ja siis on Võrumaal on Jaagumäe selles toidukeskuses on meie riiul üleval, siis on Pärnus on Tammiste konsumis üleval, siis on Alatskivil on selles Ott-poes üleval, siis on, kus me veel olime, Viljandis on tegelikult ka, on kokkuleppe lihtsalt, et me oleme ühisprojektiga seal väljas, et paljudel pole riiuli kohta lihtsalt, et samamoodi ühispakkumisega oleme siis ka veel näiteks Stockmanni kaubamajas on meil ühispakkumine. Praegult saime just ka, Maarja just siin suhtles meie ühe liikmega, tänu kellele me saime ka Rakvere Maximarketisse nüüd ülejärgmine nädal läheb riiul ülesse, et oleme ka siis Virumaal varsti esindatud, et see geograafia võimalikult suureks saada. Ja praegult on plaanis siis veel 15 riiulit juurde osta, sellepärast, et Rimiga, suure kaubandusketiga on kokkulepe, et me saame siis talutoidsektsiooni Mulgimaa riiulid ülesse. Ehk siis kokkuvõte on selles, et me tahame selle aasta lõpuks olla üle 30 riiuliga üle Eestimaa väiketootjatega väljas oma toodetega ja loodetavasti see kõik nii ka läheb. Et eelmise aasta eesmärk oli 10 riiulit, saime 15 ja nüüd selle aasta eesmärk on saada 30 riiulit üle Eesti. Et see on selline tore ettevõtmine, isegi kui lähed kuskil ise teise linna ja näed seda riiulit seal poes, et see on juba ise omaette vaatamisväärsus. Et natukene uuendusi teeme ka nende riiulitega on see, et sinna lähevad üles sellised tänapäevased QR-koodid, et siis nendega kõik kaubad ei mahu ära lihtsalt riiuli peale, siis tänapäeval skanneerid selle QR-koodi seal sisse ja jõuad sujuvalt meie e-poodi. Et sellest ma räägin nüüd järgmisena, et natukene veel sellest väiketootjate liidust ka, et me oleme selline vabatahtlik organisatsioon, igaüks panustab natukene. Ja see ei ole nagu selles suhtes, et meil otseselt nagu aastamaksu ei olegi. On niimoodi, et kes suudavad maksta seda nii-öelda liitumist tasusena maksavad, väiksematelt seda me ei küsigi. Ja see on ka niimoodi, et see struktuur on meil nii, et meil on erinevad tegevused. Üks on siis see riiulikaubandus, siis on meil e-pood, siis on meil ühised laadad, ühised messid, ja veel lisaks on siis veel ühispakkumised teatud kettidele, kus me ei ole riiuliga väljas, vaid oleme ühispakkumisena väljas. Et mis ühispakkumine on see, et suured ketid ei taha tihtilugu võtta sisse üksikuid tooteid, 10 üksikut toodet. Neil on palju lihtsam ajada asju ühe organisatsiooniga, kes suudab ühe arve esitada ja nad maksavad selle ühe arve meile, meie jagame omavahel selle siis nagu läheb oma arvete alusel laiali. Et nende jaoks hästi lihtsustame tööd kaubanduse jaoks. Et jõuda väikeste toodetega sinna. Ja seda 5 asja, nagu 5 suunda, mis meil on, seda me kõik nagu siis siin, seda kuidagi majandada. Ja selle majandamise juures on niimoodi, et meil on nagu, ütleme, aktiivsed liikmed ja siis oleme mina, kes nagu võtab mõnikord ideid välja, aga seda struktuuri tegelikult veab siis minu abikaasa Maarja, kes on nüüd täitsa nagu 100% pühendunud sellele, et see liit iseenesest ju ei ole lihtsalt liit, vaid see eeldab ka seda, et siin on raamatupidamine taga kogu aeg pidevalt igapäevaselt. Siin on logistika taga, kuna meil on, no ütleme 15 väiketootjat, keda me vahendame siis nii riiulitena kui ka e-poena, et siis see kõik tegelikult on omajagu tööd ja me püüdleme sinnapoole, et see töö saaks ka nagu nii-öelda siis muutuks vabatahtlikust tööks nagu palgatööks, et tegelikult nagu, et see juhtub sellel hetkel siis, kui meil on käive piisavalt suur ja saame selle töökoha nagu tekitada. Aga siiamaale on Maarja võtnud selle enda õlgadele seda asja vedada ja kõige naljakam on see, et Mulgimaa asja veab Võru tüdruk, et ma tegelikult Maarja leidsin kunagi üldsegi, see minu enda kohta käib ühelt korvpallivõistluselt
Võrust ja see on juba tegelikult 12 aastat tagasi, nii et põhimõtteliselt on ta varsti elanud rohkem Mulgimaal kui Võrumaal. Nii et selline naljakas vahepala ja, et võrukas ajab mulkide asju, et aga no muud moodi võib-olla ei saagi. Vot, aga et edasi siis, et nüüd ma natukene jagaksin teile seda, mida ma näidata tahtsin, on meil selline tore kodulehekülg on meil, kus on siis kõik meie asjad üleval, et ma kohe lähen sinna. Kas nüüd näete seda ekraani ka? Ja. Olen korra tagasi, et see hõlust ei hakka kohe peale. Et sellest me räägime. Ma panen see esilehe korraks ette. Nii, kas nüüd näete? Ja võtaks kas Kairi sa saad hääle maha panna? Kairi jookseb sisse, ma arvan. Et siis ongi nüüd see meie ühisprojekt jälle siin üks osa, millega me tegeleme, on e-pood, kuhu me proovime koondada kõiki mulgi nimega, mulgi maaga ja mulgi vaimuga seondavaid ettevõtteid. Ehk siis siin on nii käsitöö kui siis ka kõik, mis siin kättesaadav on. Ja lisaks veel ongi see, et mitte ainult siis mulgi väiketootjate tooted, vaid teevad ka näiteks kõlleste kommivabrik teeb Mulgimaa komme näiteks, on ju. Mulgimaal keegi neid tee, hästi ilusad kommid, näitan ka neid pärast, et sellised asjad on siis kättesaadavad, mis Mulgimaaga on seonduvalt. Et lihtne ka Mulgimaalt tellida Viljandimaa piires suisa viime koju tasuta kätte alates 30 eurosest ostust. Ja alati ootame siis, iga hetk on meil telefon avatud ja Maarja email avatud, et võib ühendust võtta ja saab meiega nagu meie poe liikmeks või liidu liikmeks astuda. Ja mis on veel on hästi tähtis siin on see, et me pakume ka sellist kompetentsiteenust väiketootjale, väikeettevõtjale. Et kuna meil on kompetentsi selles suhtes, et me oleme kõik selle tee ära käinud, täitsa jalgratta ise ära leiutanud enda jaoks, et nüüd me võime seda jalgratast õpetada ka teistele. Ja meil on päris hea nagu äriline nõustamine, siis on Lauri Vaiksaar, kes on siis selle Swedbanki kogemusega, raamatupidamist aitab teha siis Maarja, kui keegi küsib nõu või abi vajab. Siis meil üks Mulgimaa mees on Erkit Saasar, kes meid aitab väiketootjad lepingutega ja kõige sellega. Ja mina olen selle toidudokumentatsiooni ja projektide peal, et kui kellelgi on vajadust või tahtmist kirjutada kuskile projekti, siis ma olen alati nõu ja jõuga nagu ka aidanud. Ja samamoodi toidudokumentatsioon, et see tegelikult on omamoodi keeruline, et jõuda letile, aga samas ta pole ka midagi konti murdvat. Et seal on oma lahendused, et kas olla siis teavitatud ettevõtte kodus tegijana või tunnustatud ettevõtte siis juba päris ruumides, kus nagu tootmine toimub. Vot, et sellist asja pakume ka kõikidele väiksematele siis, et kes alles alustavad, et alati võivad meiega ühendust võtta, et oma Mulgimaa inimesed ja Võrumaa inimesed aitavad kohe hädast välja. Ma küsin vahepeale see toidu, tõesti see nõustamine, see toidu, et need koduköögi teemad, et sa oled ise need nagu mitu korda juba läbi teinud, et on see nagu, kuidas see tundub siis, et? Ei, tegelikult on kõik väga lihtne, et kui sul on olemas idee ja sul on olemas mingisugunegi võimalus seda ideed oma koduköögis teha, siis see dokumentatsioon on väga lihtne ette võtta ja saada see esmatoidutootleja nagu dokumentatsioon korda, et see piisab sellest, kui sa teavitad Veterinaar- ja Toiduametit, 4 kuu jooksul nad peavad sind vaatama tulema, sul peab selleks olema selline enesekontrolli plaan, mida neile näidata ja siis ka tootmisprotsessi kirjeldus peab sul olema, et see on nagu lihtne hästi, aga mis on paar aga on selles on ju, et kõik mitteloomne on lubatud jaekaubanduses müüa, mis sa teed teavitatud köögis, aga loomsel peab sul olema tunnustatud köök. Ehk siis see on natukene kõrgem klass, et kui sa tahad, meil on üks väiketootja praegu, kes teeb lahedaid veiskrõpse ja tema probleem ongi selles, et ta ei saa müüa nagu jaekaubanduses, ta saab müüa e-poes ja ta saab müüa laatadel, aga tal on teavitatud köök, ehk siis ta ei kvalifitseeru nagu jaemüügi lettidele, kuigi ta väga oodatakse, et otsib praegu enda ruume, kui keegi teab või teab kedagi, kes teab, et kuskil on mingid ruumid, mida saaks tootmiseks kasutada, siis nad on väga ootavad seda, näiteks üks väike ettevõte. Vot, et see ongi selline, et seda nagu, ongi, et see tegelikult alustada, alati soovitangi sellest teavitusest ja tunnustamiseni siis juba peaks vaatama endale eraldi ruumid, mitte enam kodus seda kõike tegema. Vot. Et kas sa said vastuse sellele?
Jah, sain, et ega see on kindlasti ka pikem teema, et põhimõtteliselt jah, et ma sain selle, et kui on küsimusi, siis teie käest saab vastuseid. Ja, et kui võime ka teha täiesti sellise koolituse, Just, et see on kuidas teine teema. Jah, aga see on teine teema ja see võtab tõesti aega, et natuke sellele pihta saada. Aga see tõesti midagi keerulist ei ole. Mina soovitan alati julgelt peale hakata, et küll need dokumendid järgi jõuavad, kui toode hea on, et ei ole probleemi. Et selline kompetentsiteenus hea meil siin, mida me pakume. Ja veel siis tegelikult üks suund on veel meil, et me mitte ainult tegele kaubandusega ja ühisturundamisega, vaid meie panus on ka siis kohaliku ürituse näol, mida me oleme välja mõtelnud ja mis juba nüüd see aasta 3. korda saab teoks. Ja see on Mulgi söögifestival. Et 2 esimest aastat on meil väga hästi. Esimene aasta oli Karksinu ja päevade ajal tegime oma selle söögifestivali ja seda külastas kuskil 1500 inimest. Siis eelmine aasta me suvel mõtlesime, et lükkame ta edasi ja tegime Mulgi Kultuuriinstituudiga koostöös, see oli Mulgi nädal ja tegime Mulgi nädala lõppu, tegime siis selle Mulgi söögifestivali. Oli Karksi Nuia kultuurikeskuse sellisel nagu maa ümber ja sees ja see läks ka väga hästi, et mis me tegime, et me kaasasime siia Mulgimaa ühe kõige tuntuma ja kuulsama koka omal sinna festivalile, et see on tore mees nagu Erlis Schönberg, endine koolivend ja tema on praegult üldsegi Mulgimaa mees Hiiumaal, on peakokk siis Lest ja Lammas restoranis ja ta lasi just välja raamatu Maitse meelelahutaja, et soovitan kõigile. See on lisaks retseptidele on seal hästi palju mõnusaid lugusid, et ja sealt veel edasi minnes, et praegusel hetkel teeb Mulgi Väiketootjate Liit temaga koostööd, et saatsime talle suure pakitäie kõiki, kes tahtsid osaleda jälle projektipõhiselt meiega, andsid oma tooteid ja tema teeb praegu tasuta meile postitusi ja peab blogi meie toiduainete kohta, et ta proovib igale poole pikkida sisse Mulgimaalt, siis olgu see siis kas või see tšaaga, meie õlu, siider, meie krõpsud või siis juust Pajumäelt või siis veel midagi 3.4, mis me sinna kaasa panime, kambutša ja kõik sellised asjad. Ja tema paneb need eraldi võtmetesse. Näiteks üks väga lahe retsept oli. Te kõiki näete neid meie Facebooki lehelt ka, et meie Facebooki leht on siis Mulgi Väiketootjate Liit, lihtsalt toksige sisse, näete. Et näiteks, mis ta tegi veisekrõpsudest, tegi seda, et ta pani need veisekrõpsud pani ingveri kambutšasse ligunema. Ja sealt tuli tegelikult talle veel ingveri maitseline nagu veise, ma ei oska seda hääldada itaaliakeelset sõna, aga see oli väga peen, et vaadake ise järgi. Et ta veel leiab uue vungi meie toodetele ja seda on väga lahe vaadata. Et näiteks Pajumäe jogurtist tegi ta seda pannakotat ja lisas sinna veel siis Mulgi mõisamee sellise nüanssi ja Tatra mesi oli see ja ta pani sinna Tatra need paisutatud tangud sinna sisse. Et väga-väga lahe asi, et ma soovitan meie Facebooki jälgida, et seal kogu aeg toimub midagi. Aga läheme edasi. Just, lähe edasi ja võta mingil ajal see, kuidas teie liikmeks siis saab ja mis see värk on? Meie liikmega väga lihtne ongi see, et siin ma panen see esilehe tagasi, vaata. Tuleb saata meil, helistada ja tegelikult meie liikmelisus on selline, see on projektipõhine. Me saadame oma teabe laiali, ütleme näiteks, et me läheme Imaverest toimub laat 8. Esimene laat tuli tükk aja. Et ma toon näite lihtsalt praegu. Me saadame kõikidele väiketootjatele, kes Mulgimaal on, kelle aadressid meil on, kes natukenegi midagi teevad. Saadame oma info, et toimub selline laat, meie läheme välja, meil on telgid, väiketootjale endal 9x3 meetrit, ja siis tagasiside kaudu, kui keegi saadab meile, et me tahame tulla, vastavalt sellele siis võtame ka oma telgi pinna sinna kaasa ja registreerime ennast ära. Et praegusel hetkel me läheme sinna Imavere, läheme 1, 2, 3, 4 tootjaga läheme välja. Ja nad ei pea üldse olema, et ei välista seda näiteks, et need, kes on e-poes müügil, need ei pruugi olla näiteks seal laadal ja laadal ei pruugi olla ka ja samamoodi need, kes laadal on, ei pruugi siin e-poes olla. Sellepärast, et näiteks meil on mõned juustutegijad, kes ei oma sellist nagu jõudlust üldse jaekaubanduses müüa ja nad ei jõua nagu ka e-poega tegeleda nagu selles mõttes nii kiiresti, nagu on meil, et 5 päeva peab meil olema vastavalt tellimusele kaup kohal ja juust vajab ka seda teist temperatuuri. Pajumäe suudab seda meile pakkuda, aga see näiteks väike juustootja ei suuda ja siis ta tulebki meie kaasa laadale või messile, et see on tema väljund meiega koostöös näiteks.
Oota, aga rääkinud, et mis see maksab teie liikmeks olemine nüüd siis ja tegelikult on sedasi, et meie liikmeks olemine on suurem, et see on kokkuleppel. Et liikmeks olemine on see, et kui sa võtad mingist projektist osa, see projekt maksab midagi, siis sa maksad selle projekti osa võrdselt teistega kinni ja siis sealt liigume edasi. Näiteks nagu nende riiulitega oli, et me riiulitega läksime välja nüüd kaubandusse ja kes tahtsid osaleda selles projektis, need osalesid, kes ei tahtnud, ei osalenud, aga näiteks e-poega on samamoodi. Me e-poe ju tegime eelmine aasta samal ajal umbes, saime ta valmis ja samamoodi oli niimoodi, et saatsime kirjad laiali, kes tahtsid osaleda, need andsid selle panuse siia ja sai see e-pood püsti, kes ei tahtnud, nendel on teistmoodi, nemad peavad natukene suurema protsendiga lihtsalt e-poes osalema, et kes ei tahtnud siis nagu olla algprojekti juures ja aastamaksu kui sellist meil reeglina ei ole. Meil on see vabatahtlik, kes on suurem ettevõtmine, 30 eurot on selline nagu vabatahtlik, et me ei hoia nagu, me ei käi kaikaga taga, et nüüd peab seda kindlasti maksma. No see on aastas 30 eurot. On niimoodi, et kes siis nagu suurematest, no reeglina kõik ikka maksavad seda, et see ei ole nii suur summa aastas, et seda mitte nagu maksta. Et noh, see ei ole ka meile mingiks rikastumise aluseks, vaid selleks on vaja printeri tahma ja mingid sellised asju, et mõned telefonikõned kinni maksta ja kütte näiteks mõnikord, aga see summa ei ole väga suur ja me ei küsi seda ja see ei ole eesmärk meie liikmelisuse puhul. Meie liikmelisuse puhul on see, et kui mõni projekt meeldib, siis sellest saab osaleda, saab sinna panustada ja pärast sellega nagu kamaluga endale tagasi saada. Näiteks mul on nüüd küsimus, mul on MTÜ Kireavastaja, ma teen rattamatku Mulgimaale, mul on need Puhka Eestis juba üleval, et kas ma saaksin kuidagi need teie e-poodi, nad võivad täitsa e-poodi kaudu ka olla müügis need asjad. Kas see oleks kuidagi mõeldav? See on täiesti mõeldav, sellepärast, et meil endal on üks ettevõtte Mulke Sõõri, kes tegeleb ka, sinna tahtsin juurde, ka veel ettevõtlusturismini. Et samamoodi, kui on see pakett niimoodi ilusti valmis, on sul pildimaterjal ja kõik olemas, siis on see, et läheb siia meile kodulehele ülesse, seda leiab meil lihtsasti kätte, eks ju, mulk.ee alt ja lihtsalt see on meie vaheline kokkulepe, et selle nii-öelda selle poe rent siis nagu, et noh, see on huvitav asi, et noh, ma arvan, et sellest, et kas see on siis ühekordne tasu või siis on see mingisugune protsent selle vahendamise eest, ütleme, et kas 10 või 15%, et see on kokkuleppe küsimus. Aga räägi siis võib-olla veel, et kes siin on ja siis saavad küsida ka kõik. Ma veel räägin sellest ka, et üks suund on veel, mul ei räägi. Räägi üks suund veel, jah. Sama see ettevõtlusturism on väga hästi meil nagu käima läinud ja ka Väiketootjate Liit nagu eelnevalt, enne seda, kui liiduks vormistusime, siis tegelikult meie käisime väljas esindamas Mulgimaad erinevatel turismimessidel ja see oli väga huvitav aeg. Me saime väga palju kliente sealt ja väga palju tuntust sellega, et nii Baltic Tour Riias kui Tourest Tallinnas, et oligi nagu selline kokkulepe, et siis arenduskoja ja instituudiga, et meie käisimegi esindamas seal neid ka ja see viis selleni, et meil inimesed küsida, kas teie juurde tulla ka saab, et müüte siin häid asju siin niimoodi ja räägite Mulgimaast hästi ja praegult on siis tekkinud meil, lihtsalt tekkis vajadus luua eraldi veel ettevõtte Mulke Sõõri, kes siis koordineerib Mulgimaa väikeettevõtete turismindust nii-öelda, et praegu on meil mitu paketti juba valmis ja on mitmepäevased, on ühepäevased, et põhirõhk on praegu nendel, kes suudavad midagi näidata, suudavad näidata praegu Mulki krõpsutehas, suudab oma tehast näidata, ekskursioone korraldada, suudab Pajumäe korraldada ekskursioone, neid näidata ja suudab Mulgi Pruulikoda ekskursioone korraldada ja näidata. Et siia varsti lisandub ka Tšaaga, kes saab oma mingisuguse sellise turisminduse asja ka valmis ja et selline natuke suurematele ettevõtetele siis ja muidugi, kui on ka väiksemaid, kes suudavad välja käia programmi, ütleme mingisuguse pool tundi, tund aega, et see alati ootame ka juurde sellist materjali, et turismid kokku võtta. Mis see tähendab, siis on see, et meil on suuremate turismifirmadega nagu kokkulepped, et tulebki bussitäis Tallinnast vene keelt kõnelevaid näiteks inimesi, nad tulevad, teeme neile krõpsutehase ekskursiooni, käime, sõidame veel igasuguseid huvitavaid kohti läbi, räägime nendega Mulgimaa ajaloost, kõigest sellest ja sõidame Pajumäele, saavad seal mekkida, saavad sealt kaasa osta, sõidame Pruulikotta, saavad seal mekkida, kaasa osta, räägime ka väikeettevõtluse võimalikkusest Mulgimaal, et põhikoht on siin nagu Pruulikoas on olemas ka selline seminarisaal, 40-kohaline, kus me pakume ka muide läbi teavitatud köögi Mulgi putru ülihead ja karjapoisi magustoitu kõikidele turismigruppidele, et kuskil 45 inimest on see piir, mida me saame korraga vastu võtta ühe reisi ajal
ja meil on väga hea koostööpartner, on ka näiteks Lätist on Impro Travel, et praegu on natukene, eelmine suvi oli natuke kesisem, käisin 2 truppi, aga 2 suve tagasi käis meil suisa 11 45 liikmelist ekskursiooni Mulgimaa ettevõtlusega tutvumas. Et selles suhtes, et ühest asjast areneb teine ja tihtilugu tuleb neid natukene piiritleda ja tuleb nagu siis ehitada jälle uus organisatsioon, et seda hallata näiteks, et üks asi teiseni, et see on alati niimoodi. Vot, aga ma natuke tutvustan meie tooteid ka siis siin, eks, kõigepealt rääksin ma panen teile klipi jooksma kõigepealt, et ärge väga kõvasti oma kõlareid hoidke, et see on kõva häälega, et see Mulgi söögifestivali väike reklaam on meil siin selline, et ma panen selle teile jooksma siia, et siis saate aimu, mis meil toimumas on. Et see on avatud talude päeval siis Mulgi pruulikoja territooriumil toimub selline huvitav asi meil. Vot, et selline tore üritus tulemas 24-25, et 24. on siis meil niimoodi, et on ühiskokkamine, tuleb Erlis Schönberg ja me teeme seda niimoodi, et 2 tundi keerame vindi peale Mulgi toodetele ja siis on niimoodi, et pärast seda toimub kell 4 hakkab see peale, kella 6 hakkab siis niimoodi Mulgi resto nende samade toodete pealt ja veel juurde tehtud asjadega, kus on siis ka kontsertprogramm, huvitavad esinejad, nii kohapealsed kui natuke kaugemalt ja väike Simmani moodi asi, ja järgmisel päeval 25. on siis meil suur laat, parima Mulgikorbi valimine, Mulgi õllenautlemise võistlus, Mulgi rammumehe võistlus ja palju muud ka põnevat seal, ja üks kindel asi veel on, et me teeme natukene ka mõttetööd, et üks seminar tuleb Mulgimaa vaadatuna väljapoolt ja sinna andis eile mulle hea sõna Mati Ilisson tuleb modereerima meil seda kohalik Mulgi mees, natuke väljapool elanud, tuleb seda seminari meile sinna vedama, et selline põnev ettevõtmine meil siis juulikuus, loodetavasti saame seda teha. Nii, aga siis jõuame veel e-poe juurde korraks, ma näitan teile siis neid tooteid siin, et kohe esilehel on meil siis Abjast on mulklane ja metslane, et see nääsüük, et Piret Leskova selline ettevõtmine, et ta teeb väga lahedaid selliseid tervislikke snäkke nagu, mida tõesti, ma arvan, et sellel on tulevikku kuskil isegi ekspordina, et see suund on ka meil ette võetud, et oma tooted saada võib-olla väljasmaale suisa müüki. Et tema tooted näiteks, siis on meil Pajumäe esindatud terve oma selle, siit võib võtta näiteks piimatooted, kõiki Pajumäe tooteid saab koos meie teiste tootega kaasa tellida. Et siin on näha, seda valikut on neil hästi palju. Ja see on niimoodi, et ongi, et 5 tööpäeva, tavaliselt kiiremini jõuab meie kaup kätte inimestele. Et Pajumäe siis on kõige tunnustatum talu vist Mulgimaal, ma arvan, et nad on nagu väga tublid ja väga head koostööpartnerid ka, kes osalevad väga paljudes projektides meil koos. Siis on meil üks huvitav tootja, keda te kindlasti ei tea kõik, paneme siia et 18 aastat nii, on vana karistes toetakse siidrit, õunasiidrit ja see on Peeter Soom kaubamärk ja väga mõnusad asjad, et tore, et siin ka sellist asja ka tehakse. Nii, siis on meil siin, mis ma vaatan kohe, näiteks käsitöö. Käsitöö on meil, Maire Riit on meil siis see, kes meiega on liitunud Mulgimaalt, teeb väga lahedaid asju. Et siin isegi on mingi komplekt on küüslaugu laastudega näiteks on ju ka väga lahe. Ja neid Maire Riidu asju on ka siin täitsa, isegi see maski osta ja kõike muud. Et käsitöölisi ootame veel liituma ja samamoodi me saame eraldi teha ka sektsiooni just nimelt igasugustele matkadele ja ekskursioonidele, kui kellelgi on nagu tahtmist läbi meie neid müüa. Ja muidugi siis meie eliksiirid, ehk siis meie lipulaev nii-öelda on siis Tšaga. Siin on ka oma lugu juures, et siis Siim Kabritsa vanaema 100 aasta tagune retsept, mille järgi siis seda kõike tehakse, on lisanud siia maitseid juurde, et niimoodi tervisemudel, ütleme, immuunsüsteemi parandaja, et seda saab ka läbi meie osta ja väga hea asi. Ja siis ma näitan ka näiteks komme, et kahjuks keegi Mulgimaal otseselt komme ei tee. Meil on praegu välja võetud, siin on see Viljandi šokolaad, aga tegelikult on ka Mulgimaa kommikaart. Ma näitan pärast seda ehedalt, sest meil on ta millegipärast maas, aga selle me paneme juurde tagasi. Nii, siis muidugi on õlled.
õlled siis kohalik pruulikoda, kellega me teeme hästi head koostööd ka ja Lauri on ka üks nagu selliseid eestvedajaid meil siin Väiketootjate Liidul ka, et tema koos asju me otsustame. Siis on mesi on meil siin näiteks saadaval on Mulgi mõisa mesi on meie väga hea koostööpartner ka Mõisakülast. Et neid tooted tegelikult on meil siin, ma kõik kindlasti läbi jõua teil näidata, et te saate ise vaadata, et tooted on meil siis Bodyfood toodab kamasid, Chaga OÜ toodab eliksiire, Karu Kombucha toodab kombuchat, see on see seene nii-öelda limonaad või kääritatud jook, et üli maitsev ja hea ka. Kus see Karu Kombucha toimetab? See on meil Leilis siin ja see on 2 kilomeetrit Karksi-Nuiast. Tõesti, Leilis. Te kindlasti teate, kus kohas on August Kittkergi nimeline majamuuseum. Tema peretütar teeb neid. Täitsa koha peal teeb või? Täitsa koha peal teeb. Tegelikult, mis ta Nuias on tal, vana restoruumid on ta, kus ta neid toimetab seal nendega, et seal on väike vabrik tal. Et see on mõnus jook, jah, ja siis on Mulgi mõisa mesi ütsin, Mulgi Krisp Krõpsud, Pajumäe talu ja Peeter Suumworks. Aga meil on veel siin tegelikult, need on nagu meie Mulgimaa tootjad, aga meil on ka häid sõpru, nagu, kellega me koostööd teeme. Et siin on näiteks on meil, mis ma siit otsin teile välja veel huvitavat, on Siidrikoda on ka, jah, et need on meil head sõbrad lihtsalt ja siis on meil nagu siin on pundis, nemad teevad ka selliseid asju, mida meil muidu ei ole, et on limonaad on ka saadaval meil, on sellised vahukass, pidujook lastele ja siis on need veinid ka meil siin, kohe joogid, paneme siia. Et mitme menüü alt saab mitmeid kätte, et sellest on hästi lihtne seda kodulehte allata ja siit näeb, et ongi see Ohuvein Rosonna näiteks aga eranditult on kõik on nagu puhtalt selline hästi maalähedane ja Mulgimaaga seotud asjad kõik siis. Et need artiklid on vist üle 160, mis meil poes müügil on. Et me üritame ka niimoodi, et sügiseks siis, kui on uus põllusaak tulnud, et me praegu peame läbirääkimisi, et oleks ka e-poes saadaval täitsa kartul, porgand, kaalikas, kapsas, et sinna me veel jõuame, et see on natukene vajab läbimõtlemisse kodutoimetamise protsess, et selleks on vaja natukene investeerida. Aga sellised lihtsamad asjad jõuavad ka siia e-poodi, jah. Et Piiri talu on meil siin Karksi-Nuias, kes tahab väga koostööd tegema hakata meiega. Okei, väga põnev. Et e-poodi soovitan külastada, et kindlasti mis meie eesmärk on see, meie e-poe kaupade hinnad on odavamad kui jaekaubanduses saada on. Et alati saab odavamalt siit kauba kätte, isegi Mulgimaa piires on täitsa tasuta transport, aga kui ka mujalt inimene tellib, et siis, kui ta võtab näiteks mingisuguse suurema kogu, siis ta tuleb juba siit soodsam osta kui poest osta. Ja paljud teevadki nii. Näiteks viimane õlletellimus oli Lauri käest vist läks 60 pudelit korraga ja sellise hinnaga, nagu meie müüme, ei saa kuskilt seda kätte. Et selline värk ongi siis ja ma ütlen riiulite kohti ka veel korraks. Et siin ongi ennem jõudnud üle lugeda, et aga siin on nagu see riiulid, et Mustla, Suurejaani, Võrumaa, Toidukeskus, Paiaristi, Ütslahe pood, Tikste Konsum, Karksi-Nuia, Abja, Alatskivi Magasjait, Tartu Lõunakeskuse Taluturg, Mulgi Kultuuriinstituudis on üleval ja nüüd on tegelikult juba see nimekiri veel täienenud, et siin on isegi natuke meil tegemata tööd, et oleme juurde veel siia panema. Aga samamoodi leiab need poed siit üles ilusti, et siin on ka nende koostööpartnerite logod nagu, et ka Seedri Puukool kuulub meie liikmete hulka, et mõnedes projektides on ta meiega ühinenud ja koos, et tegelikult see liikmelis ongi niimoodi, et kes tahab, see ongi liige. Ja kes tahab, tarbib seda, mida ta tahab, siis on, kus ta on e-poes või projektides või sõltub. Just. Kuule, iseenesest me võime varsti selle salvestuse nagu ära lõpetada ja siis me küsime nagu küsimusi edasi, et me siia salvestusse need küsimusi ei otseselt. Okei, aga siis ma annan sulle tagasi selle hosti. Ja, ma vist saan niisama ka ära lõpetada, et lõpetada, ma arvan, ma saan, jah. Siis me ootame küsimusi ja siis saame just, aga aasta. Lühitutvustuse eest ja meie lähme vabasse vestlusesse edasi, et ma panen nüüd stopp, et